kuna ma tean, et Siim Kallas peab olema 11.15 kuskil järgmisel üritusel, siis me saame selles seltskonnas diskuteerida 37 minutit. Ma kõigepealt pöördun saali poole, et siin mõtted olid erinevad ja palun publiku abi, kes on kiire esimesena käsi püsti, mis võiks olla nii-öelda küsimus, mille puhule peaks nüüd nende härrasmeeste käest nõu küsima. Nii, sealt, esimene käsi. Antakse mikrofon kohe selja taga. Toivo Külaveer, mul niisugune mõte aeg-ajalt peas olnud, et tegelikult meie riik on üle keeruline ja kui me, see oleks nagu see riigi võrrand tuleks ära lihtsustada tegelikult, kes vähegi matemaatik oleks, viskaks sealt enamuse komponente välja, taandaks maha lihtsalt, üks on plussmärgi, teine on miinusmärgiga. Ja maksude osas siit, et tegelikult kui me kaotaks ära ka üksikliku tulumaksu üldse, ma saan aru, hirmus asi, palju me võiksime maksuametist igalt poolt inimesi lahti maksta, kes mitte midagi kasulikku ei tee selles mõttes, et loevad neid makse kokku ja lahku. Aga kas on küsimus ka, ütleme? No mõtlengi, et kas selle tulumaksu ära kaotamine üksikisiku oma on ainult see raha puudu või on ka riigi kulude poolelt selle võrra väiksem kulude pool, kas või maksuametnike vähendamine? Ei pea enam kokku lugema. Nii, Lasse, sina tead. Suurema osa tulumaksu kogumisest teevad ära raamatupidajad, kes palgalehel selle tulumaksu välja arvutavad. Maksuamet tegeleb tulumaksu tagastamisega. Iga kevad 100 miljonit eurot makstakse tuludeklaratsioonide alusel tulumaksu tagasi. Et ma ei usu, et see annaks võimalusi maksuametnike arvu vähendada, käibemaksupettustega tegelemiseks võiks neid veel 2 korda võib-olla juurde võtta. 1 miljard eurot oleks ta füüsilise isiku osas, aga paraku on siin muud asjad ka, et meil on piirid lahti Euroopa Liiduga ja natuke liiga lihtsaks läheb teiste riikide tulumaksust kõrvale hoidumine sel juhul, kui Eestis tulumaksu ei ole. Monacos ei ole tulumaksu, aga see kehtib ainult nendele, kes seal elavad ja selleks, et sinna elama saada, küllaltki karmidele tingimustele vastata. Üsna mitmel praktilisel põhjusel Eestis ei saa endale sellist luksust lubada. Ma küsiks võib-olla... Juhan, eraisiku tulumaks aastas on 1 miljard, natuke 1 miljard, 1 miljonist. 1 miljard, 1 miljard, jah. 3 veerand läheb omavalitsustele, veerand läheb riigile, pluss juriidiliste osa. Suur raha tegelikult. Me peame arvestama ka muidugi seda, et üksikisike tulumaks ei ole ikka klassikaline tööjõumaks, seda küll lihtsustatud kvalifitseeritakse, aga kui me räägime meie nii-öelda tööandja poole pealt, siis ikkagi see, mis meie seda suhtelist konkurentsivõimet alandama, on ikkagi suur sotsiaalmaks ja kuidas seda alandada. Aga minu kokkuvõtte praegu ma kuulasin väga tähelepanelikult ja ma umbes tean, mida ütleks need inimesed, keda siin ei ole ja kes on võib-olla väga tugevalt oponeerivad ka selle diskussiooni vastu ja ma küsiks võib-olla Siim Kallase käest, arvestades tema poliitilist kogemust, et minule tundub, et midagi, et meil on kõik nagu pudru ja kapsad, et me räägime kuludest, me räägime tuludest, me räägime, et me oleme oma atraktiivsuse teatud mõttes kaotanud, meie suhteline konkurentsivõime, arvestades meie palgakasvu, meie lõunanaabrid, kus on tööjõudel odavam, samas me oleme natuke odavamad kui Põhjamaad, et pole enam seda atraktiivsust. Ma küsiks pigem selline, et milline peaks olema selline poliitiline protsess, kus me üleüldse saaksime nii-öelda ühiskonnas seda teemat niimoodi käsitleda, et me esiteks suudame erinevad osapooled tuua laua taha, et meil on piisavalt ekspertiisi, et vaadata sellele kompleksile otsa, et milline see peaks olema. Siiamaani me teame, et see maksudega ei mängita, asi käib ju sedapidi, et eks ikka erakonnad lähevad teatud seisukohtadega valimistele, mõned üksikud ideed kindlasti on võimalik teostada ja ei pruugi olla ka pikas perspektiivis valed ja need siis nii-öelda koalitsioonilepingusse pannakse kinni, muus osas asi külmutatakse tegelikult. Tõenäoliselt me vajame mingisugust poliitilist protsessi, kuidas tegelikult valitsus saaks mandaadi, et selle küsimusega tegeleda teatud printsiipidest lähtudes. Kuidas sa seda ette kujutaksid? Ma võin öelda nii palju, et lihtsalt illustratsiooniks, et mainitud ettevõtte tulumaks kaotamine, mis Lasse Lehise abiga on
instrumentaalseks tehtud. Tegelikult see oli omamoodi konsensus ja ma ütleksin, et tegelikult niisugusi suuri asju saabki teha konsensusega. Kas see konsensus on alati väga nähtav, on ise küsimus. Aga paratamatult tuleb kaardistada need osapooled. Mis ma ütlen ettevõtte tulumaksu kohta? See oli ju koalitsioon, kus see oli kolmikliidu valitsus, nõnda öelda, eks ole. Ja tegelikult toimusid pingelised läbirääkimised rahandusministri ja sotsiaalministri vahel. Ja niiviisi, et tegelikult samal ajal tekitati või loodi pensionisüsteem, samal ajal tehti tervishoiusüsteemi korraldus, millega ma olen nagu oma kriitilist arvamust väljendanud, ma arvan, pensionisüsteem tervikuna on hästi kujundatud ja nii oligi, et see oli tegelikult nagu pakett, eks ole, sest see ettevõtte tulumaksu kaotamine oli ka väga radikaalne, väga suur idee, väga nähtav idee, aga see oli nagu kombineeritud paketiga. Täpselt sama asi on praegu Saksamaal, kus ütleme, õnnestus anda novembris intervjuu, mis siiamaani nagu keerleb, ma ütlesin, et et kui te tahate seda teemaksu sisse viia, te peate seda poliitiliselt millegagi, poliitiline hind tuleb sellest maksta ja tuleb leida see tasakaal. Siis on veel näiteks kuulsast Delors'i Euroopa siseturu reformist, mis on eriti täna tagasi vaadates väga radikaalne. See, milleni jõuti, kui 10 000 tolli majandust reguleerivat dokumenti tunnistati kehtetuks ja tollipiirid Euroopa Liidus ära kaotati, see tegelikult oli kombineeritud niisuguse sotsiaalse paketiga, mis ei seganud ja vastupidi, tänu sellele sai selle Euroopa siseturg sai loodud. Nii et ma ütleksin nii, et kui tahta esiteks, kui tahaks midagi teha, siis peaks tegelikult võtma siiski ette mingi suure idee. Ega see 500 on päris korralik ja suur idee ja ikkagi tuleb sellisel juhul läbi rääkida, katsuda leida mehhanism kaudselt, võib-olla mitte kohe nähtavalt, mitte kohe kaamerate all, kus kõik hakkavad tegema oma poliitilisi kuulutusi ja kinnitama oma ideoloogilist uskumust, aga tegelikult pragmaatilisi lahendusi leida ja ma ütleksin, et Eestis on väga palju asju tehtud konsensusega ja tegelikult on leitud konsensus niisuguste asjade, suurte asjade tegemisel. Ma arvan, et see oleks see poliitiline protsess ja siin peaks nagu selles mõttes rahulikult olema valmis rääkima ka väga ebameeldivate inimestega. See on see asi, et sa ei saa ainult, eks ole, oma tuppa koguda kokku. Viina võib võtta oma sõpradega ja inimestega, kes on meeldiv, läbi rääkima peab kõigiga, kelle käes on mingisugune autoriteet ja legitiimsus. Nii, kas selles osas, ma vaatan publiku poole, nii, esimest reast härra Reinsalu ja siis härra Tammert. Nii, kõigepealt tunnus Indrek Neiveltile, et sa ütlesid, et Ansipi aeg oli üks raamatupidamise aeg ja ainuke ohtlik idee, mis ära tehti, oli kodualune maamaksu vabastus. Nüüd, mul oleks üks konkreetne küsimus Siim Kallasele, mis puudutas seda väiksepalgaliste maksukiilu, maakeeli öelduna siis ongi maksukoormust liiga suurt Eestis. Et miks siis Euroopa Komisjon leidis, et Eesti peaks seda vähendama? Et mis see põhipoint oli? Et ei ole pääsu, siis sa asendasid Reeni, kui Reen oli Euroopa Parlamenti läinud, et anna rahvale teada. Ja teine küsimus on see, mis puudutab nüüd seda väidet, et me opereerime siin miljardites, miljonites ja mis see tegelikud numbrid on? Mul küsimus Lasse Lehisele. Jürgen Ligi ütleb, et see maksureform maksab 250 miljonit eurot. IRL väidab, et see maksab 120 miljonit eurot. Mida Eesti kõige targem mees ütleb maksuasjades? Aitäh. Nii, kõigepealt Siim ja siis Lasse. Kuulge, tähendab esiteks õnneks sel hetkel, kui need riigi kesksed soovitused või country specific recommendations välja tulid, oli juba jälle Reen tagasi, siis ma ei pidanud sellega tegelema, aga see virn oli tõesti minu ees ja ma ütleksin, et kui ma oleksin, tegelikult ma ei tea, kas ma võin korrektselt seda öelda, olles veel umbes 6 nädalat või 5 nädalat ametis, aga seal on ikka väga palju asju, mida seal ei peaks olema, see tähendab, neid soovitusi on liiga palju. Ja need soovitused muuseas tulevad riikidest endast väga palju, et ega vesteldakse kellegagi, küsitakse, kuskilt tuleb mingi idee ja siis loed ja ütleme, ma toon oma valdkonnast näite, transpordipoliitika valdkonnast. Euroopa Komisjonis transpordipoliitika algusega hakati tegema, see mõte on ju tegelikult see nende country specific recommendations või see kuulus nüüd see eelarveprotsess, et juhtida riikide tähelepanu, kus on oht,
et eelarve läheb kontrolli alt välja ja mitte muud. Aga näiteks transpordi peadirektoraat vaatas, et oi, aga nemad seal kirjutavad soovitusi sisse, aga meie peaks ka midagi välja mõtlema. No soovitasime Kreekale, et erastage rohkem lennujaamu ja nii ja naa, eks ole, et tegelikult seda, ma arvan, et need soovitused, minul on oma spetsiifiline suhe välismaiste soovitajatega, see omal ajal oli see leidis väga palju vastuga, eriti Soome ajakirjandus, kus ma suutsin nagu öelda, et nende välismaiste soovitajat, et me saame üldiselt hakkama. Nii et üldiselt tuleb oma peaga rohkem mõelda, et ei maksa seda nüüd nii vaadata, et tegelikult Euroopa Liidus on ikka see, et mis on seadustega reguleeritud, kus on need piirid. Ja kui üks asi, mis ma tahtsin öelda, et Indrek Neivelt ütleb, et maksupoliitikas on mänguruum, on küll, kindlasti, aga üks asi on veel, mis on täielik tabu Euroopas ja mis on ka Eestis tabu, see on erastamine. Ja näiteks, kui ma kohtun investeerimispankade, suurte investeerimispankade juhtidega, nad ütlevad, aga kuulge, te tahate eraraha saada investeeringuteks ja te räägite mingist public-private partnership ja jumal teab missugustest mudelist, aga te erastage rohkem. Mida? Transpordiobjekte on igasuguseid, sadamad, lennujaamad, teed, see on transpordis, aga Eestis on suuri riigiettevõtteid meil igasugused, mida sedast enam ei räägi, eks ole. Tegelikult, ütleme, Laari esimene valitsus ja ka kolmikliit tegeles väga tõsiselt suurte erastamisprojektidega ja täna öeldakse, et teate, riigieelarvesse tuleb sealt nagu väga niisugune rahahoog, eks ole, et me ei saa sellega nagu riskida. Kreeklased erastasid Pireuse sadama 4 korda käive kasvu. Ma olen ise käinud mitmetes niisugustes kohtades, mis on läinud erakätesse ja kõik hakkab liikuma ja hoopis teine filosoofia, hoopis teine mõtlemine. Ja see on kindlalt tabu teema. Reaalne on Eesti Energia ja Tallinna Sadam. Sest raudtega on see nii-öelda kukerpall ära tehtud ja uuesti püsti saadud ja kõik on riigi oma ja käibed kukuvad. Nii, Lasse, ärme liiga palju keskendume sellele arvutusele. Ma olen nõus sellega, et see 500 euro idee, et see tundub niisugune liigutamine, aga ta puudutab paljusid tabusid ja ma olen nõus ka nende kriitikutega, Äripäev vist minu arust rääkis sellest põhjalikult, et okei, et see ei ole idee nüüd nii-öelda mingisugune tohutu arengupuusti ei anna, kuigi ta teatud mõttes ka annab ja mina tänased koosolekud ka panelistidele, ma ikkagi otsin seda teise poole ideed ka, et justkui nagu see madalapalgaliste või väga suure hulga tööjõu motiveerimine väljarändes mingi riskile vastu astumine selle madalapalgalistega, need on ikkagi väga olulised ka majandusarengu jaoks, aga meil on vaja kindlasti täiendavaid ideid. No Lasse, mis see number on? Sul on võimalik praegu Jürgen Ligi üle kohut mõista. Ma ei tea, see number on, ma ei oska, tähendab juristid tavaliselt ei oska arvutada, mina vist oskan, aga mul ei ole neid algandmeid. Need algandmed tuleb Maksuametist kätte saada ja mul ei ole neile sellised detailsusega ligipääsu, sest see sõltub ju tulugruppidest, et kui paljud inimesed selle alla lähevad. Rahandusministeeriumi arvutusi mina pole näinud. Ma olen teabenõude teinud, vastust pole saanud. Selge. Paul Tammert, sinu küsimus. Sul oli järgmisena. Ma võib-olla läheks sedapidi, et kuna siin on tulumaks ja omandimaks põhiliselt nagu diskussiooni objektiks, siis vaadake, tulumaks on nii-öelda maks, mis maksustab neid, kes jõudsid finišisse. Mida kõrgemalt me maksustame, seda vähem on neid, kes tahavad finišisse jõuda. Et selle tõttu võib-olla mõttekam oleks maksustada neid, et kes jäid istuma sinna stardipositsioonile. Ehk et omandimaks on see, mis ergutab igat üht kasutama oma omandit. Ja kui te tahate ohtlikke ideid, siis võib-olla kõige kardinaalsem idee olekski see, et tõepoolest, et milleks 500 eurot maksusvabaks. Et tühistame üksikisiku tulumaksu, mida kunagi nagu ka unistas Reformierakond ja asendame selle maamaksu kinnisvaramaksuga ja lisame sellele siis nii-öelda vallasvara ja väärtpaberimaksuga siis ühiselt, mis oleks nagu rikkuse maks või siis omakapitalimaks ja sellisel juhul nii-öelda väärtpaberid pole vaja maksustada, vaid ainult vallasvara oleks eraldi maks. Ja oleks nagu selles mõttes väga õiglane, et kuna ma ise ka õpetan maksundust, siis üks klassikaline probleem on see, et just nimelt, eks ole, millest ka Neivelt rääkis, et ühed on, eks ole, omavad vara, näiteks üürikorterit, saavad tulu, ei maksa selle pealt, aga samas, eks ole, nende üürikorteri tulu sõltub otseselt riigi kulutustest, selle samale autoteedele, turvalisusele, päästeametile, mida te näitasite siin ekraanile ja nii edasi.
ehk et tõeliselt ohtlik idee, kuid tõeliselt edasiviiv idee oleks see, et selleks, et keegi ei jääks stardipositsiooni, maksustame omandit ja tõepoolest selleks, et kõik tahaksid jõuda finišisse, vähem maksustame. See on su arvamus, on ju, see on su arvamus, mitte küsimus, ma lihtsalt küsin su käest vastu. Oled sa üleüldse teinud ka, ma ei räägi praegu mõjudest ja kõrvalmõjudest sellisele vangerdusele, oled sa teinud ka mingeid arvutusi? Et mida see tähendab, võt see omandimaksu filosoofia, me kujutame õudselt ette, et sa räägid on ju kinnisvaramaksust, mitte enam maamaksust sellisel juhul. Et mis see numbriliselt tähendab, mingi, ma ei tea, tavaline tööstushoone või eramaja, mis see kaasa tooks tegelikult, arvestades ikkagi, meil on ka väga suur omanike paljusus. Jah, on inimesi tõenäoliselt, kes suudavad seda maksustada, aga me võime ikkagi asendada kogu seda üksiku tulumaksu, mulle tundub see osutades, ma olen seda põlve peal oma arvutusi püüdnud teha, et see tundub ebareaalne lihtsalt. Olen nõus, et 100% nulli viia ei ole ka põhimõtteliselt praktiline, aga et osaliselt nii-öelda alandada on märkimisväärselt, ütleme, eks ole, nii-öelda seda üksikisiku tulumaksu ja selle asemele rakendada see nii-öelda varamaks, mis oleks ka kohaliku omavalitsuse maksubaas. Aga et number, põhimõtteliselt ühe näite ma tõin oma blogis, aga selleks, et nii-öelda reaalselt maksubaasi hinnata on sama probleem, mis Lassele, et oleks vaja need algandmed kätte saada. Selge. Indrek Neivelt soovib seda kommenteerida. Jah, et see üksikisiku tulumaks, nagu ma ütlesin enne, natuke üle 1 miljardi aastas, see on eelmise aasta number. Maamaks eelmine aasta 57 miljonit, ehk siis nagu maamaksu peaks peaaegu 20 korda tõstma. Mis ei... 20 korda suurem maa. Jah, et Nii, on küsimus soovi sealt tagant. Palun, mikrofon sinna on juba olemas. Mina olen Henrik Aavik, et tehnoloogiline tööpuudus hakkab murdma, et F-hoones juba masinad pesevad nõusid, kohe tulevad autod ja võtavad isesõitvad autod ja võtavad autojuhtidelt töökohad ära. Et kas ei peaks selle asemel, et neid vabaks jäävaid töökohti, mis on tohutu kiirusega juurde tulevad, et neid ümber õpetada keskpärasteks põllumeesteks, et äkki peaks ikkagi mõtlema kodanikupalga ideele ja eraldama mingisugused rahad kõigile neile, et nad ei peaks koheselt tööle minema, vaid olekski kaunis tulevikus, masinad töötavad ja inimesed Kellele see küsimus on? Härra Taalile, mulle tundub, et talle meeldis see kodanikupalga idee kõige rohkem. Räägi, vasta. Turuniidu robotid ei loe. Ei, see on hea, et sa mulle andis sõna, sest ma just tahtsin ütelda mulle tegelikult pikale tänu selle, et ma olen kokutaja ja kokutajal oleks pidanud rohkem sõna andma, eks pikemalt. Aga kuna see on hullude ohtlike hullude ideede ühesõnaga festival, siis ma arvan, et see kodaniku palga idee Eesti tänases oludes ongi selline ohtlik ja hull idee, eks ühesõnaga, et seda raha ei ole kuskilt võtta lihtsalt. See ei lähe ohtliku idee nii-öelda kriteeriumit alla, sest ta ei tohi olla selline idee, kui te muide sinna lipikutele kirjutate, ma tuletan veel meelde, et ta peab ikkagi olema mingil kujul rakendatav. Et nii targad me oleme, et me suudame siiski välja seleteerida tõeliselt ulmelised ideed. Henn Pärn oli seal taga. Mul on küsimus Juhan sulle. Nii, ja mul on siin 5 abilist. Jaa, et võiks rääkida ka Eesti riiklusest, et minu niisugune tunne on Eesti riigi üldis arengus, et see riik, nii nagu me praegu seda arendame, et ta käib nagu mõnes mõttes üle jõu. Ma mõtlen just, et ta läheb üha keerulisemaks, me vorbime tohutult seaduseelnõusid, muudame neid, mis on pisiasjad, aga me raiskame selle peale tohutult oma mõttejõudu ja teeme asjad üha keerulisemaks, et kas me võime selles osas nagu saavutada ühtsema arusaama, et väike riik peab olema lihtne ja arusaadav ja tegeleme suuremate asjadega, et laseme ühiskonnal endal paljudes asjades nagu kokku leppida, toimida, et kas see võiks olla ka üks arutelu teema? Jaa, kindlasti, aga ta ei ole praegu, ta on osaliselt see kulupoolega seotud, me kindlasti kavandame ohtlike ideede festivali ühte voljuumi, mis on pühendatud sellele riigi pidamisele ja riigi reformile. Ma lihtsalt lühidalt kommenteerin seda tänast seisu, et ma arvan, et see nõuab meist tohutut vaimujõudu. Me oleme 10 aastaga väga õppinud
ja meil on väga palju ka positiivset seda nii-öelda Brüsseli, härra Kallas teab, Berlamondi sellist halduskultuuri, ta hõlmab meid tohututeks protsessideks, strateegiateks, tegevusteks, on ju, ja me teatud mõttes oleme selle oma peaga mõtlemise ära kadunud. Mõneti selle maksu küsimuses on täpselt sama, on ju. Et Euroopas on igasugused ideid, on ju, tehakse seal väga paljud maksuasjad on ju unifitseeritud, on ju. Meie küsimus on näiteks selles osas, kuidas leida tegelikult neid erisusi või nišše, mille osas siis kogu selles Euroopa turus tõepoolest, ütleme, saaks midagi majandusarengule. Ma tooks ühe näite, mida muide mitmed riigid ja ma arvan, et Siim, ma paluks sul seda kommenteerida. See on see maksuerisuste poliitika. Maksuerisused, kui tavaliselt Eestis räägitakse, et neid tuleks teha selle tõttu, et lahendada mingeid sotsiaalseid probleeme. Kõige tavalisem on see toiduainete käibemaks, teeme alla, siis toiduained odavamad, siis saavad vähem toime tulevad inimesed odavamalt seal osta elementaarset toiduainet. Me kõik teame, et tegemist on väga-väga ebaefektiivse meetmega, see on 10 kordi erinevate riikide praktikas ära tõestatud. Mina räägiksin maksuerisustest teistpidi, mida me võiksime käsitleda teatud investeeringutena ja eriti oluline on maksuerisuste puhul see, kuidas leida need nišid, kus me Euroopa nii-öelda ühisturul saame teatud eeliseid. Võtame näiteks käibemaksu. Väga paljud riigid, et arendamaks oma logistika ja transpordisektori eeliseid, on viinud täiesti kummalistel kaubagruppidel kasutavad kõige madalamat käibemaksu selleks, et tõepoolest tekitada teatud värava efekti, et Euroopa Liitu sisse see kaup võib-olla ka välja. Ja selliseid võimalusi tegelikult, ütleme, väga palju, me teame, et meie jällegi üldine tabu, kus tuleb, on see, et jõle hea on kaotada kõik erisused ära. Tavaliselt mõeldakse nende all, et kaotada need väga kallid sotsiaalerisused või sotsiaalpoliitilise suunitlusega erisused ära. Kas keegi soovib kommenteerida seda? Ma just mõtlen seda, et sa oled kindlasti saanud mõelda, kui me mõtleme kogu selle Euroopa unifitseerimist. Meie üldine väljakutse on tõesti see, kuidas selles Euroopa Liidu sees teha kavalaid käike, kas või sektoripõhiselt, tõsta oma tegelikult atraktiivsust ühel või teisel sektoril, mitte seda... Me paneksime ühtlaselt 500... Et kuidas see asi... leida umbes 600 miljonit, aga ta peabki niimoodi ühtlaselt jagunema erinevate komponentide vahel. Aga Ants, sinu küsimusele põhimõtteliselt vastates ma arvan, see on mu isiklik arvamus, et Eesti ühiskond ei ole väga valmis seda immigratsiooniväravat niimoodi väga tugevasti lahti tegema. Täna vähemalt mitte. Võib-olla see king, see valu on 10 aasta pärast suurem, et siis on pilt teine. Aga täna ka suure tõenäosusega võiks olla meie avatud käed ikkagi rohkem pärani, kui nad praegu on. Ehk et ma arvan küll, et põhimõtteliselt kõiki neid piiranguid võiks leevendada, mis meil on, aga mitte niisugustes väga drastilistes määrades. Nii, järgmine sõnavõtja saalist oli härra Samost. Ja Indrek, ja siis Samost. Tooge mikrofon ette. Minu arust on ära kasutamata ressurss on tudengid. Et me kutsuks siia rohkem tudengeid väljasmaalt, et me võiks iga aasta olla võtta 10 000 tudengit, 5000 jääb siia võib-olla pärast, eks ole. Jah, ütleme üldise trendina välisüliõpilaste arv kasvab, et selles mõttes, aga see trend on täpselt nii, nagu meie kõik muud trendid, nad on imeväiksed kasvud, aga härra Samost. Ja mul on mikrofon küljes jumala abiga, et küsimus eelkõige Karli Lambotile, kuna Karli on vist siin ainus selline igapäevaselt tegevettevõtja, võib-olla ma teen Indrek Neivelt pisut liiga, aga... Ta just asutas kooperatiivses. Et maksudest rääkimisel on siin palju olnud ka sellist retoorikat ja minu meelest mõneti põhjendatud, et me peame ka ettevõtjaid sundima tegema mingeid liigutusi, mida nad praegu sellisest mugavusest ei taha nagu teha. Siin sotsiaaldemokraatide esimees Sven Mikser rääkis, et ettevõtjad on vaja mugavustsoonist välja tuua, selleks tuleb tõsta miinimumpalk kuskile 800 euroni, et sama asja on Indrek Neivelt rääkinud, aga mingis mõttes on veel maksuideid, mis on kõik seotud sellega, et ettevõtjad kuidagi nagu ergutama tegema mingeid muutusi. Et kas on selline eluvõõras, ettevõtja vaenulik vaade, et kas me tapame sellega kellegi lootusetult maha, et see lõpptulemus Eesti jaoks on pigem negatiivne ja positiivne, kui sellised asjad ellu tulevad. Aitäh! Sa mõtled alampalga tõstmist? Ma arvan, et see võib-olla Anvar lihtsalt, et see tõesti, kui ettevõtja siin on, mulle on ka saadetud küsimusi, ma ei ole jõudnud vastata, et see sama nüüd kuskilt jälle üles kerkinud selline umbusaldussuhe ettevõtjate ja siis sellise anonüümse riigi või anonüümse poliitikute vahel, mis teatud mõttes nagu lämmatab
igasugust noh, ütleme, tuleviku väljavaadet on, et kui me loome nagu sellise kliima, et me nagu kunstlikult oleme teisel pool rinnet, aga vist Andmari küsimus oligi selles, et kas see jutt, nii-öelda, mida kuskilt püütakse ajada, et ettevõtjad on mugavustsoonis, nad tuleb sealt kuidagi viisi vägisi välja ajada mingite piitsaga, on adekvaatne või on see bluff? No ma arvan, et võtta see positsioon, et üks sotsiaalne grupp ühiskonnas ei saa hakkama ja nüüd tulevad targad näiteks poliitikud ja annavad neile õigeid näpunäiteid, kuidas käituda, et põhimõtteliselt see ei ole adekvaatne. Aga võib-olla mina olen, ma ei usu, et ma erandlik olen, ma ikkagi ütleks seda, et ma tõesti olen ettevõtja, meil on ettevõtted 5 riigis. Ma arvan, et Eestis pole meil häda mitte midagi. Või noh, ma natuke liialdan, eks ju. See põhiprobleem on ikkagi see, et see turg kahaneb tänu sellele, et elanikkonda on vähem, tänu sellele olete mõelnud loomulikult, et majanduskasvu saavutada kahaneva elanikkonnaga. See on hoopis teistsugune ülesanne, kui saavutada seda Hiinas, kus iga aasta elanikkonda tuleb 7-8% juurde, tööjõuturul inimesi veel rohkem. Et see on see peamine mure, et ma ettevõtjana mina küll ei julgeks öelda, et meil oleks Eestis kuidagi väga kehv olla. Aga ma tõesti ei arva, et keegi targem käsukorras saab öelda, et tehke nüüd toda või seda. Nii, saalist, seal on käsi. Jaa, just nimelt, mikrofon sinna poole, keskele tõmb. Ma lõpetan siis ikka vastamise ära. Jaa, lõpeta ära ja siis kohe. Ma arvan, et ikka selle eest hoolitseb poliitik kaudu sellega, et ta loob nii läbipaistvad, nii avatud, nii konkurentsitihedad turud tänu sellele, et reegleid on võimalikult vähe ja siis ei ole meil kellelgi mugav olla. Me peame ikka kaude ju värisema kogu aeg, et kas me ülehomset päeva näeme. See on see õige instrument, mis ettevõtjad tööle paneb. Nii, palun, küsimus. Andres Ergma, mul oleks küsimus härra Neilveldile. Te pakkusite välja ettevõtte tulumaksu, ma olen sellega täiesti nõus, et kuskil 10% tulumaks ei pane ühtegi ettevõtte juhti nii palju manipuleerima, et riskida maksuameti sanktsioonidega. Aga mind huvitab see, et kuhu see ettevõtte tulumaks, kui ta oleks näiteks 10%, et kuhu ta siis läheb või mille katteks ta siis läheb? Kas siis ettevõtted saavad seda mingil moel soodustuste või abi kaudu tagasi? See on kokkuleppe küsimus, eks ole, aga nagu ma ütlesin ennem, et kui me tahame tööjõumakse vähendada, siis kui me riigieelarve ja kulutusi ei vähenda, oletame, eks ole, võib-olla natuke kusagilt midagi jõuab kokku tõmmata, aga see ei ole märkimisväärne summa, eks ole, siis ta peab kusagile auguga täiteks minema. Ehk et me lükkame siis põhimõtteliselt tööjõu pealt, lükkame kapitali omanike peale, lükkame see, kes on kasumit teenib, lükkame selle tulu, mõtleme siis maksukoormuse, mis nagu arvestades ka nagu globaalsed arenguid on tegelikult õige, sellepärast, et tööjõu osatähtsus on viimastel aastakümnetel kõvasti vähenenud ja kapitali omanikud on palju paremini hakanud elama võrreldes siis sellega, kes tööd teeb. Et selles mõttes on see nagu õiglane liikumine ka. Et lihtsalt teist maksu vähendada selle võrra. Mulle tundub, ja sealt tuleb ka tegelikult tarbimisse raha, eks ole, et kui näiteks ettevõtted maksavad tulumaksu ära, siis ega nemad ju sellest ei tarbi, aga kui inimesed jätta rohkem raha kätte, siis ju selle võrra käibemaks ja kõik seda aktsiisid kõik hakkavad ka liikuma ja koduturg hakkab kasvama. See annab hoopis efekti ja see on sama asi, mida nagu kui siin on mingid vaidlused kellegi vahel, et Maksuameti ja ühelt poolt Rahandusministeerium, kõik siis keegi ei tea seda, ei ole võimalik välja arvutada täpselt nagu sendi pealt seda, mida see tegelikult tähendab, kui sa kusagilt vähendad maksusid, eks ole, et inimestel annad rohkem raha kätte, et kui palju ta teiselt poolt käibemaksu mujalt tagasi tuleb ja omakorda elavdab mingit ettevõtlust, kes suudab jälle rohkem palka maksta ja nii edasi, eks ole. Olagi Taal. Et tegelikult peab vaatama just seda sama külge, et siin ei ole midagi tegemist hullumeelse ideega. Siin on tegemist sellised täitsa loogilise ideega, et kui ühesõnaga viia sisse ettevõtte tulumaks, siis seda raha, mis sealt tuleb kasutada tööjõumaksude vähendamiseks. Ehk ühesõnaga loogika oleks ju see, et maksustada ei tule mitte kulusid, sest tööjõumaks on ju kulu, vaid maksustada toolest tulusid. Ja see peaks olema kõigile selge.
ma kommenteeriks omalt poolt, me oleme jõudnud, kuna me oleme siin praegu IRL-i niisugusel üritustel, et omane jõuda programmis, mis puudutab tööjõu maksukoormuse alandamist, ma teeksin siin olulise täpsustuse. Kui me vaatame täna tegelikult ettevõtete probleeme, siis probleem ei ole niivõrd see üksikisiku tulumaks, sest lõpuks ju üksikisiku tulumaksu vähendamine, kui ta tähendaks seda, et see ettevõtte jaoks muutuks odavamaks see tööühik, siis ei ole ju see inimese seisukohast nagu ju mingit praktilist võitu, see tähendab, et inimesed saaksid vähem palka. Aga see on ikkagi puudutab sotsiaalmaksu. No meile tundub, kui vaadata neid mingisuguseidki suht- ja võrdarvu, siis kui me räägime tööjõumaksude alandamist just nimelt sellise teatud atraktiivsuse, konkurentsivõime, vähemalt mingis keskmises perspektiivis tõstmiseks, me peame rääkima kuskil 3% sotsiaalmaksu alandamist. Et kõik need liigutused, võt seesama, et siin 10 eurot tulumaksuvaba miinimumit ja nii edasi, et see tegelikult on mõjuta asi, et kui me ei suuda teha nagu sellist käiku ja siis tekib loomulikult küsimus, ei ole mõtet olla siin tuleb väga selgelt aus olla, kui me räägime maksukoormust 33%, vaatame seda avalike sektori kulutusi, nende mingite kulureformid, need võtavad palju rohkem aega. Järelikult saabki olla jutt ainult, et see küsimus, et kui me tahame sotsiaalmaksu alanda 3%, siis on küsimus, millega me selle asendame. See mahus kuskil 600 miljonit eurot aastas täna, eeldame, et see sotsiaalmaksu alandamine toob kaasa mingisugust täiendavad investeeringud, täiendavat tegevust, aga see on suur raha. Ja see on see küsimus, et kuidas seda katet leida. Kui see kate ei ole võimalik leida, siis seda juttu, et seda käiku on võimalik teha umbes sellise nii-öelda üldise kokkuhoiuga on tõesti enesepettus, arvestades tegelikult meie kulu poolt praegu, mis meil on avalikel eelarvetel kanda. Nii, Indrek esimesena, siis Olari ja siis Karli Lambod kommenteerivad seda. Ma tahan seda öelda sama ettevõtte tulumaksuvabastus, see oli omas ajas, see oli selles mõttes teine ajastu, kus oli vaja kapitali. Kui te kujutate ette seda ajastut, seal oli enam-vähem see 98. aasta või 99, millal see oli, eks ole, siis oli raha hind, mis oli kapitali puudus totaalne maailmas, ütleme eriti siinses piirkonnas. Täna meil on 0% raha ajab üle põhimõtteliselt, eks ole, ja raha läheb sinna, kus on mõistus. Aga me maksustame mõistust, mitte kapitali. Ehk et see on, selles mõttes me oleme ajast maha jäänud, see trend oli ammu ilma näha tegelikult. Nii, Olari ja siis Karle. Et tegelikult peabki mõtlema täpselt niimoodi, et nii nagu ettevõtluse arengul on omaette etapid ja mõningad meetodid töötavad 1 aasta, mõningad abinud 3 aastat, mõningad 5 aastat ja mõned jäävad igaveseks kehtima, eks on. Siis samamoodi peaks vaatama ka maksundust. Ei tule mitte häbeneda seda, et ütlemegi, et nüüd me viime sisse 5 aastaks sellise maksumuutuse ja enne seda, kui see 5 aastat õpeb, ütleb, mis temaga saab edasi. Nüüd, kus see raha? Elementaarne lihtne. Miks me ei või siis mõelda täna nii, eks ju, et kui me viime käibemaksu 20 pealt 24 peale, see toob kämedates joontes meile 300 miljonit, umbes, eks ühesõnaga. Ja see toob meile 300 miljonit lisaraha, nüüd kui see kompenseerida pensionäridele pension, või see kaotus, mis nad käibemaksu tõusust tahavad, see on siis 4%, siis see jämedas joontes on kuskil 70-80 miljonit, oleks 220 miljonit olemas, eks. Nüüd absoluutselt kindlalt ma olen veendunud, et kui see 220 miljonit on kuskil peaaegu pool juba sellest 600 miljonist, mis sa ütlesid, eks ühesõnaga, ja ma olen absoluutselt kindel, et kui nüüd ettevõtte tulumaks sinna juurde liigutada, Siim Kallas ütles siin lühikes vestlus väga õieti, et tegelikult need, kes sõidavad Mercedes, nendel ei ole midagi selle vastu, et nende maksud oleksid suuremad, et see on vale ettekujutus. Samamoodi ma arvan, et ei ole midagi selle vastu ka inimestel, kes täna maksavad dividendidelt 26%, et nad maksavad 30%. Nii, Karli. Ma võtan lühidalt kokku, aga selle oma algse idee ka. Rahvusvahelises võrdluses, ikkagi Eesti puhul on selge, et meil on keskmisest pisut kõrgemad tööjõumaksud, meil on väga palju kõrgemad tarbimismaksud ja meil on väga palju madalamad
omandi- ja kapitalimaksud. Euroopa Liidu keskmisest on meil väga oluliselt kõrgemad tarbimismaksud. Aga ma lõpetan oma mõtte ära. Ehk kui me räägime tööjõumaksude alandamisest, mis põhimõtteliselt tõenäoliselt väga palju vastukriitikat vähemalt siin saalis ei oma, siis minu arvamus on küll, et seda ei ole õige nihutada tarbimismaksudele. Lõppude lõpuks see sama töötaja suuresti maksab selle siis tõusnud käibemaksu arvelt tagasi. Aga see hetkel selleks. Ehk et see põhiküsimus on see, et kui alandada tööjõumakse, kust see raha tagasi tuleb. Tõenäoliselt ongi nüüd kaalumise kohaks mitmesugused erinevad võimalused. Näiteks Indrek Neivelt, aga väga paljud teised räägivad olemasoleva tulumaksusüsteemi asendamisest näiteks siis 15%-lise klassikalise tulumaksuga. See on igal juhul üks võimalus. Lasse Lehis, ja tõenäoliselt on tal väga head argumendid, arvab, et kui olemasolevat süsteemi korralikumalt tööle saada, kui meil neid maksuauke, nad nimetatud maksuauke nii palju ei oleks, siis oleksid riigieelarvest tulude laekumine ka suurem. Mina kolmandana olen selle idee välja pakkunud, et olemasolev tulumaks praegusel kujul, mis on ikkagi väga ainulaadne, iseenesest ka elegantne, seda mitte muuta, no võib-olla maksumäärasid muuta, aga süsteemi mitte muuta, aga tuua talle kõrvale omakapitalimaks. Ja mitte siis teha näiteks, et asendada ta klassikalise tulumaksuga. Siin on saalis kõlanud ja ma väga jagan seda mõtet, et see maa-aluse maksu taastamine viia läbi, aga see ei anna palju tulusid. On veel erinevaid varamakse. Ehk et see tõenäoliselt peab olema mingisugune laiema pildina kombinatsioonis. Ja Siim Kallasel oli, ma arvan, et väga õigus, kui ta ütles, et niisuguseid pakette peaks vaatama väga suure laia pildina, sest osad elanikkonna või osad sotsiaalsed grupid kannatavad, osad võidavad ja sa pead leidma mingisuguse kompromissid, kellele pakutakse midagi asemele ja tagasi. Ehk et tõenäoliselt see arutelu, kui see vähegi viljakus tulevikus on, peakski olema nõnda, et need erinevaid komponente kaalutakse koos. Nii, meil on veel planeeritud 10 minutit, vaatame kõigepealt sealt kõige tagumine ja siis tuleme siia tagasi. Tutvustage ennast. Jah, mina olen Raivo Kokser ja siin kõlavad niisugused mõtted, mis jätavad mulje niisuguse suurettevõtte seisukohalt. Et mina olen väikeettevõtja ja kui me räägime, Eestis jagatakse päris palju raha ümber, avalikku raha läbi riigihangete. Ja riigihangetel osutuvad tihtipeale võitjaks siis suurettevõtted, kes suruvad väikeettevõtted sellisesse ruumi, et neile ei jää ruumi maksta palka, ei jää ruumi maksta makse ja juba nendes on nii-öelda väikeettevõtete pankrot sisse kirjutatud. Et niisugune konkreetne ettepanek, et tuleks võib-olla ka riigihangete süsteem üle vaadata. Et see on suur raha minu teada. Et võib-olla Lasse Lehis oskab kommenteerida. Nii. Mis ma riigihangete kohta ikka oskan kommenteerida, aga üks võimalusi on igasuguseid ja üks teema näiteks, millega hiljuti minule pöörduti, et räägitakse sellest puuetega inimeste tööhõive reformist väga palju, et ma ei mäleta, mis riik see oli, aga toodi näide, et kus näiteks riigihangetel saab lisapunkte selle eest, kui on tööl puuetega inimesed näiteks tööle võetud. Et selles mõttes võimalusi riigihangete kaudu ka kuidagi majandust mõjutada kindlasti on, aga ma ei oska öelda, kui suur või efektiivne see võiks olla, aga kindlasti ma olen nõus sellega, et maksud ei ole imerohi, et kui me tahame mingi eesmärgi nagu seada, et siis oleks kõiki meetmeid võrrelda ja arutada ja võib-olla on mõnel juhul siis mingi maksumuudatus kõige efektiivsem ja mõnel muul juhul võib-olla mingisuguse muu meetme kaudu. Ei tohiks ühte ega teist kõrvale jätta. Nii, järgmine küsimus oli siit keskelt ja sealt. Nii, kus mikrofon on? No anname taha. Siis tuleme siia keskele. Just, Sven Sester. Ja ma jätaks tööjõumaksud ja tarbimismaksud korra kõrvale ja küsiks kapitalimaksud osas ja nimelt mitmed ettevõtjad, kes teavad, et IRL on tegemas oma siis maksude ja majandusprogrammi, on küsinud ja pöördunud minu poole küsimusega, et kas me ei näeks ette siis dividendimaksude vähendamist
ja kui ma olen nendega edasi vestelnud ja küsinud, et millised maksuneutraalsed, et oleks maksuneutraalne, et kuskilt poolt oleks ka siis kulu ja tulu pool, siis nad ongi jõudnud selleni, et võib-olla peaks ettevõtte tulumaksu siis mingis osas taastama. Minul küsimus on teile kõigile 4, et võib-olla paari lausega ütleksite, et mida te arvate sellest, kui dividendimaksu viia allapoole ja siis selle võrra ka siis mingis osas tulumaksu taastada ja tegemist oleks sel juhul maksuneutraalse otsusega, et mida te arvate sellest? Olge nii kenad. Nii, ei ma ei toeta. Ühesõnaga, kui ettevõtte tulumaksu kehtestada, siis ikkagi seda saab kehtestada tööjõu maksude vähendamise arvelt, eks ühesõnaga. Aga need on ilgelt toredad ühesõnaga ettevõtjad, kes ütlevad, et dividendimakse tuleks vähendada, eks ühesõnaga. Neile tuleb ütelda, et tuleb hakata tööd tegema. Nii, mikrofon keskele. Meil on veel 5 minutit, siis me hakkame otsi kokku tõmbama. Vahepeal liigub mingi kuuldus, et äkki Peeter Oja on sealt meditsiiniasutusest siia poole liikuma. Palun. Oota, Juhan, ta küsis 3 vastust. Oi, vabandust. Kommenteerige lühidalt siis, jah? Ei, ma kordaksin oma seda eelmist mõtet, aga ma kõigepealt üldfilosoofilisena ütleks, et ma isiklikult tõesti ei arva, et Eestis maksukoormust oleks vaja SKT-sse suhtena suurendada. Tõesti, see probleem saab olla ainult nõnda, et juhul, kui vähendada tööjõumakse, et kus see raha asemele tuleb. Põhimõtteliselt on siis, nagu te väljendasite, üks võimalus. Taastada mingil kujul siis tulumaks või ühesõnaga mingi tulumaksu vorm. Mina isiklikult pooldaksin, ma olen seda mitu korda öelnud, et jääks siis see olemasolev dividendide tulumaksustamine, nagu ta meil praegu on, ja tuleks kõrval omakapitalimaks. Ta on uudne, võõras, aga tal on 2 väga olulist plussi. Esiteks kui seda õigesti rakendada, ta oleks väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete huvides, sest sinna saab seada mingi miinimumi. Näiteks Šveitsis on, et kui ta on alla 50 000 Šveitsi franki on see omakapital, siis seda maksu maksma ei pea. Ühesõnaga selle maksumääraga saab mängida. Ja teiseks, te tõenäoliselt ei adu vist kõik, aga klassikaline tulumaks on päris keeruline maks. Seda on väga raske administreerida. Eestis ta väga lihtsal kombel ju meil 90. aastate alguses ja keskpaiku oli, aga kui täna taastada, teiste riikide kogemus näitab, et see reeglistik on väga mahukas ja see üks vastuargument on see, et see administreerimisvõimekus peab maksuametis siis väga olulisel määral tõusma. Minu meelest oleks omakapitalimaks kui kapitalimaks lihtsam. Nii. Ja Lasse, sinu siis lähme viimase küsimuse. See teema on niivõrd keeruline tegelikult ja neid komponente, mida kas või arvutuste tegemisel on niivõrd palju, et kõige lühemalt ja selgemalt on oma seisukoha selles suhtes öelda, et mina seda eelnõud kirjutama kindlasti ei hakka, kui jutt käib ettevõtte tulumaksu taastamisest. Et tehke eelnõu valmis ja siis ma ütlen, mis ma arvan. Aga kui praegune seadus põhimõtteliselt praegune kontseptsioon laias laastus on üks lause seaduse teksti, siis see alternatiiv oleks paks raamat. Nii palju ma võin öelda. Indrek Neivelt. Oletumis ma enne ütlesin, et 15% on see ettevõtte tulumaks sõltumata siis nagu suurusest või maksad dividendi maksa, siis see, kui selle maksaks ära, eks ole, siis kui sina kui eraisik saad veel deklareerida selle kui tuluks, ehk siis selle vahe peab veel juurde maksma põhimõtteliselt, ehk kui on 20% tulumaksumäär, siis maksad 5% veel juurde. See oleks see minu nagu nägemus asjast. Nii, et meil on nüüd ajasurve, me saame võtta viimase küsimuse ja siis me teeme asjad, võtame kokku, sest meie festival on tavaliselt mõeldud ikkagi hoogsena ja lühikesena, sest me kõigil on ka muu töö. Nii, kes seal oli mikrofoniga? Raino Paran. Ole hea. Täna on mitmel korral siin kõlanud ka see mantra, vist mida on siin umbes 10 aastat võetud, kui tõena esitatava väitena, mis kõlab siis, et maksudega ei mängita, aga tegelikult see ei ole muidugi tõsi ja kui ma õigesti aru saan, siis eile andis Tööstuskaubanduskoda üle Riigikogule vist umbes 1200 ettevõtja allkirjaga pöördumise
milles tehti ettepanek, et riik, kui ta muudab maksuseadusi, et siis need muudatused võiksid olla umbes 6 kuud ette teada ja see oligi tegelikult just tehtud see ettepanek seetõttu, et viimastel aastatel, nagu me kõik teame, on ju praktika käinud selliselt, et kõigepealt kinnitatakse eelarve ja siis hakatakse kiiresti muutma makse ja vaatama, kust siis saab nii-öelda raha selle eelarve katteks, et võib-olla see oleks ka üks ohtlik idee IRL-ile, et asuda ka siis seda toetama. Et see ka tõepoolest nii oleks, et maksude osas oleks kindel arusaam juba vähemalt pool aastat ette, kuidas asju maksustatakse, et mitte ka nüüd, kui me näeme, et oktoobris võetakse eelarve vastu ja siis enne 1. jaanuari veel tehakse kiiresti seaduse muudatused selleks, et seda eelarvet oleks ka võimalik täita. Nii, see oli seisukoht, on ju? Arvamus? Ettepanek? Ma ütleks kiirelt selle kommentaari, kui ma seda uudist lugesin, mul tuli meelde, et kunagi midagi sellist on juba olnud. Ja täpsemalt ma leidsin selle kohe üles, 2003. aasta koalitsioonileping, kus oli täpselt see sama asi sisse kirjutatud. Ja mida me ka järgisime, muide? Jah, väga võimalik, jah. Eks siin see vastuväide, ma lihtsalt võin omalt poolt kommenteerida, ma arvan, et see on ülimalt arusaadav mõistlik, ma julgeks öelda, et on olemas makse, mida saaks liigutada võib-olla 10 aasta perspektiiviga. Et kui me vaatame näiteks praegu seda keskkonnatasude janti ja arvestame, millist Eesti ettevõtet nad nagu adresseerivad, kes teevad investeeringuid 10-20 aasta peale ja kui nad tõstavad mingid sisendkulusid läbi keskkonnatasude, siis nad tegelikult muutuvad kohe pankade jaoks punaseks. Et on olemas makse, kus see pool aastat on täiesti ebapiisav. Aga on olemas olukordi, kus me ise olime, mis seal salata, see kriitika on arusaadav, et kui oli majanduskriis ja oli vaja leida mingisuguseid kiireid lahendusi, siis oli tõesti küsimus ju kohati nädalates. Et see on see, et minu jaoks see pooleaastane nõue on isegi tagasihoidlik ja peaks täpsustama ka erinevate maksude osas, et see nende mõju ettevõtetele võib olla väga erilaadsem. Nii, minu asi on nüüd tõmmata joon alla, saate aru, see festival oli nagu avalöögiks, et me seda asja arutaksime. Mina selekteerisin välja võib-olla 4 seisukohta, mille osas me peaksime siis edasi mõtlema ja arutama ja loomulikult kutsume kõiki aktiivseid inimesi, ettevõtjaid, teisi erakondi ka nagu kaasa lööma. Esimene, kindlasti see IRL-i 500 euro idee on väga hea idee. Olete ju nõus, on ju? Et muide Siim Kallas ütles mulle kõrva sisse, et kuradi hästi, et kus sa selle leidsid ja kui ma ütlesin Ronald Reagani käest, kes oma USA maksureformiga, millel on väga palju mõjusid, uskuge mind, tegemist ei ole populismiga. Ma kinnitan seda. Et seda on nii põhjalikult kaalutud, et siin ei ole mitte mingisugust populismist juttu, et need süüdistused või need sildistused me omaks ei võtta, aga me oleme valmis arutama, sest seal on ka palju nüansse. Teine, ma arvan, et kui me unustame selle pika ja keerulise, et kõik tuleb ümber vaadata siin Eesti Vabariigis lähenemise, siis ikkagi tööjõumaksude alandamine, aga ma konkretiseeriks, me räägime sotsiaalmaksust, me räägime sellest maksust, mis ikkagi on reaalselt tööandja maks. No ma julgen öelda, et siin küll panelistid numbrit ei öelnud, aga me peaks, kui me tahaksime tõsiselt siin midagi teha, siis alla 3% selle vähendamine, ei vääri küünlaid. Ja küsimus on selles, et kui see on tegelikult meie ettevõtte konkurentsivõime jaoks mingisugune oluline samm, siis on küsimus nii-öelda katteallikatest. Ja seda tuleks siis arutada. Tõenäoliselt välja käia, et me suudaksime sotsiaalmaksu alandada 3%, maksukoormust alla tuues, et me suudame nii lühikese ajaga midagi riigis kokku teha või viia tasuliseks teenuseks, ei ole realistlik. Aga ma arvan, et see on tõsine idee, kuidas 3% sotsiaalmaksu alla tuua, aga küsimus kõigile ja ettevõtjatele ennekõike, et millega seda asendada. Kolmandaks, mida ma püüdsin välja ja kui ma ka Siim Kallast kuulsin, on ikkagi see maksuerisuste küsimus. Me peaksime mõtlema maksuerisustest, olgu ta siis käibemaksu või mõne muu puhul, et kuidas erisusi kasutada meie majanduskeskkonna atraktiivsuse tõstmiseks mingites nišides. Mitte, et me vaatame erisusi ainult teatud sotsiaalkingitustena. Ja minu poolt praegu olekski selline kokkuvõte, et nüüd ohtlike ideede festival number 2 on hoopis muul teemal, see sõltub, mida olete ka teie kirjutanud, meil on omad mõtted, see saab olema toimuma oktoobris, see ei saa toimuma siin, sest ohtlike ideede festival otsib ka ohtlikke kohti, kuhu te tavaliselt ei satu. Nii et ma kutsun kõiki ohtlike ideede festival volume 2, jälgige meie teateid ja nüüd kõige viimaseks, ma tean, et härra Tiit Riisalon on olemas nüüd see kast,
ja me saame välja loosida selle tooli. Äkki kõigepealt tänaks meie paneliste siin mõnusas Stavoti aisuses oma mõtteid jagamast, et minu arust oli see väga tore üritus. Tõesti siiralt, nii et aitäh teile. Meil mingeid asju ei ole, on ju. Ei ole mingeid asju. Aitäh Lasse Leis, aitäh Karli Lambot, aitäh Indrek Neivelt. Nad julgesid tulla. Teate, kui paljud inimesed ütlesid ära, et teate, kui te siia tulete, mine tea, mis see valitsus hakkab meiega tegema. Vaat selline riik. Mina ei tea küll ühtegi, et meil on vaba maa. Mina tean. Nii, ja nüüd loosimine, jah? Ja, et aga võib-olla panelistid saavad juba... Nii, aitäh teile. Võite ära minna. Aga milline tool siit läheb loosi? Olete oma rolli täitnud. Milline tool läheb loosi? Et tegelikult me veel üritaksin ohtlike ideede festivalil ikka proovitakse igasuguseid asju ka, kui välja ei tule, no sitta ka. Et ma proovin praegu helistada Peeter Ojale, kes minu teada kasutab maksumaksja raha. Tähelepanu, Peeter Oja kohe tuleb telefoni peale. Aga ta kasutab praegu intensiivselt maksumaksja raha, et vaatame, kas ta saab vastu võtta, proovime. Nii. Tundub, et ei saa. Aga Peeter on kindlasti meiega järgmine kord. Aga nüüd siis nii-öelda viimane ametlik toiming sellel meie esimesel festivalil. Juhan paneb käe sisse ja vaatab, kes võidab professor Toivo Raidmetsa suurepärase tooli. Ta ise valib va? Ei, loosi läheb seekord valge tool. Nii. Ja tooli võitja on Arp Müller. Wow. Minu teada Eesti Rahvusringhäälingu ajakirjanik. Kas on nii, Arbil vedas ikkagi ropult praegu. Arp, tule järele. Aga nii kaua, kui Arp tuleb toolile järele, veel kord tänan teid, kes te tulite kuulama ja oma mõtteid jagama. Ja Flow poisid on siin seina peal näidanud oma muskleid. Meie... Nii. Palju õnne sulle. Ma loodan, et... Palun, kuidas sa sellega ära saad viia, meie inimesed võivad aidata. Väga hea, suurepärane, aitäh sulle. Nii, tänan teid. Ja siin linna pealt juba räägiti, et Arp pidi just sisustama oma korterit, nii et nüüd on selle Epicenter parima Eesti disaini näidis olemas. Ja veel tahaks tähelepanu juhtida, et Seintel oli siis Flo Kasearu looming, tema oli meil täna ainuke naine, kes sõna sekka ütles, et kindlasti tulevikus on neid naisi rohkem. Ärge selle pärast muretsege. Ja teele saatma jääb meid Flow video parim enne on möödas. Aitäh, kohtume!